nagu esimene asi, mis Aavo puhul märkad, on tema ehedus ja ausus, et noh, see, mida sa näed, seda sa saad, eks ju, ja see, ma arvan, on üsna unikaalne. Et see tekitab hästi kiiresti usalduse teistes inimestes just tema suhtes minu arvates ja noh, see on nagu see esimene tema iseloomujoon, mis jääb silma. Tema võime luua inspireerivat lugu, mis sütitab ja kannab, ja mõtestada seda lugu väga erinevate nurkade pealt. Ma arvan, ta on ka hästi tunnustav ja oma tiimiliikmete saavutuste suhtes just ka teiste ees, et noh, ma arvan, selle eduelamuse pakkumine on inimestele ääretult oluline. Ja kui see kõik kokku võtta, siis see annab talle lihtsalt võime hästi inspireerida inimesi, oma tiimi tegema koos endaga suuri asju, et seda on ka viimased aastad tõestanud. Mulle meenub üks esimesi päevi, kui Aavo Enefit Greeni tööle tuli ning see, millise säraga silmis ta rääkis motiveeritud töötajatest ning sellest, kuivõrd edasi viivad need on ettevõtte jaoks ja kuivõrd oluline on tema jaoks pühendunud ja motiveeritud tiim. Ühtlasi ka sellest, kuivõrd äge on taastuvenergia. Minu meelest on fenomenaalne, et 5 aastat hiljem on Aavo silmis endiselt täpselt, ja ma ei liialda, täpselt seesama sära. Ma tooks välja 2 asja, et esiteks ta toob tiimi kokku, nagu ta ise nimetab, et loob seda nagu sense of urgency't või sellist akuutsust nagu tõstab sellele olukorrale ja selleks, et koostöös siis nagu lahendus leida, mis iganes see olukord ja väljakutse on. Ja teine asi võib-olla ongi sellest samas asjast peidus, et ta tegelikult on hästi lahendustele suunatud ja otsib nagu lahendust. See, kes on süüdi või miks me siin oleme, sellega juba hiljem tegeleda. See tegelikult selle keerulise olukorras on peamine, et mis on su alternatiivid ja mis sa valid, et kuidas seda lahendada. Et need 2 asja mulle nendest aastatest meelde jäänud. Ja kindlasti ta ei lähe kunagi süüdlasi otsima, et ta keskendub konkreetsele asjale, hoiab hästi fookust ja on hästi lahenduskeskne. Aavo näol on tegu juhiga, kes jääb iseendaks. Ta kuulab ära tiimiliikmete arvamuse, ta oskab kaasata õigeid inimesi ning aitab kaasa otsuste langetamisele. Tal ei ole sellist varjatud agendat, ta on selline, nagu ta on. Ja ta loob seda keskkonda enda ümber ja ta paneb sind tahtma olla parim versioon iseendast, isegi sellistes olukordades, kus kõik asjad võib-olla ei lähe nii. Meil on selline kick-off üritus, kus me räägime, mis see aasta toob ja selle üks osa on ka juhatuse paneel. Ja siin mõned aastad tagasi esitati tal lava peal eksprompt siis väljakutse laulda. Ja ilma kahtlemata Aavo muidugi seda tegi, väga hästi tegi ja laulis siis Viljandi paadimeest. Et iga kord, kui ma tema peal mõtlen, siis see lugu kuidagi inspireerib mind, see tema julgus, avatus ja kohe võtta sellest olukorrast maksimum, et imeline. Ma arvan, Aavo on Eesti parim juht. Täitsa siin ei ole mingit kahtlust.